olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis on jõudnud siis käesoleva aasta ja selle hooaja viimase saateni ja siis ma arvan, et täna on üsna paslik võtta vaatluse alla selline, ütleks Eesti digiriigi üks alustaladest, meie ID-kaart. Ja aasta lõpus on siin päris põnevaid uudiseid ka sellega seoses tulnud. Täna on saate külalised Anna Õuekallas, Riigi Infosüsteemi Ameti elektroonilise identiteedi osakonna juht, tervist! Tere! Ja Liis Valk, kes on Politsei- ja Piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo juht. Tere! Väga põnev ametinimetus teil peaks mainima, muidugi Annal samamoodi, ega ma ei ütle, aga ikkagi identiteedi ja staatuste büroo juht. Kas te juhite kellegi, kas ma saaks oma staatust kuidagi tõsta teie abiga ühiskonnas? Staatused on elamisload, Eesti kodakondsus, nii et on ka selline väike hierarhia, et välismaalasest võib üks hetk saada Eesti kodanik. Selge, ma mõtlesin, et natuke huumorit teha siia saate alguses, aga ei ole siin mingit nalja selle asjaga. Tegelikult on teema ju tõsine tõepoolest. ID-kaart siis olnud juba aastakümneid meie digiriigi ja mitte ainult ju digiriigi, vaid tegelikult kogu meie ühiskonna arengu üks väga tähtis osa. Ja nüüd, nii palju kui mina aru saan, siis on taas uus põlvkond tulemas ID-kaardil. Mis nüüd siis toimub, kas see oli mingi sunnitud lüke või selline tavapärane areng ID-kaardi ajaloos? See on tavapärane areng, et meil on aegade algusest saadik ID-kaardi lepingud olnud tähtajalised ja oli käes aeg uus leping sõlmida ja sellepärast meil siis uus ID-kaart ka täna on. Et ei olnud mingisugust probleemi, me muidugi ei saa meenutamata jätta seda 2017. aasta vist üsna, muidugi peab sülitama 3 korda üle õla, et ei ole väga palju rohkem selliseid suuremaid probleeme olnud, aga kuulajatele siis meenutuseks, et 2017 siiski selline suurem, eesti keeles ütleme siis ära jama meil oli ja see oli just nende kiipidega seoses, eks ole, et seekord ei ole sellist muret meil, et ei, hetkel mitte, et meie olemasolev varasem leping oli lõppemas ja see sai ka maksimaalselt pikendatud, et riigihangete reeglite järgi seda ei olekski rohkem pikendada enam saanud, nii et see oli tavapärane olukord, kus oli vaja uut lepingut. Kuulge, Soome ettevõte on nüüd meil siis partneriks valitud, et kas, ma ei tea, kas paljud üldse teavad, et Soomes tehakse säherdust asja. Kas Eestis ei tehta? Miks Eesti ettevõte ei võiks olla? Keelatud ei ole, aga täna meil Eestis keegi selliseid kaarte ei tooda ja sellist isikustamisteenust veel ei paku, aga võib-olla tulevikus. Muide, kui levinud see ID-kaart täna maailmas üldse on ikkagi jätkuvalt, et ega vist on palju selliseid riike, kus ei ole võimalik ka seda digiriiki nii lihtsasti üles ehitada, kuna lihtsalt selliseid ID-kaardi laadseid lahendusi pole olemaski. Elektroonilise identiteedi vahendeid on erinevaid ja ID-kaart on üks nendest, et kindlasti Eesti on siin osas erakordne, meil on mitu elektroonilise identiteedi vahendid korraga kasutuses, et tõsi ta on, et mõnel riigil pole ühtegi. Et selles suhtes, kui haruldane just meie ID-kaart on, et võib-olla siin osas oskab Liis täpsustada, et kas selline nagu meil nüüd uus ID-kaart kasutusele tuli, et kui paljudes riikides täpselt selline võiks olla? Jah, selle koha pealt oleme me nende väheste riikide hulgas, kellel on selline kompaktne toode, et selline füüsiline isikut tõendav dokument, mis muu hulgas annab siis ligipääsu ka e-teenustele. Et ID-kaart kui selline on paljudes riikides kasutusel, aga tal ei ole seda elektroonilist poolt ja seda digimaailmas toimetamise poolt, et selle koha pealt me oleme endiselt eesrindlikud. Kuulge, kui pikka iga te sellele meie tuntud ID-kaardile üldse ennustate, sellepärast, et me oleme siin saadetes samamoodi ju päris palju rääkinud mobiilsest võimalusest oma isikut identifitseerida, kas ID-kaart kui selline plastikutükk, millega kunagi, kui ta tuli, ma mäletan, heideti ju palju nalja ka, et sellega pole muud teha, kui autoaknalt jääd kraapida ja nii edasi, eks ole, ja siis ühel hetkel muutus ta siiski väga, väga vajalikuks ja populaarseks tooteks. Et kas on pikka iga oodata sellele asjale?
Eks maailm muutumas on ja igasuguseid uusi lahendusi on tulemas, millest kindlasti kolleeg oskab ka rääkida, mis siin lähiperspektiivis paistab. Aga tänase teadmise juures füüsilised isikut tõendavad dokumendid veel niipea kadumas ei ole. Nii lähitulevikus see meid ees ei oota, sest et kogu maailm ei ole veel valmis selleks, et minna täis digitaalsetele lahendustele, nii et meil jääb see paralleelne maailm, lihtsalt neid digilahendusi tuleb juurde ja need muutuvad võib-olla veel mugavamaks kui tänased variandid, aga see füüsiline dokument veel mõneks ajaks jääb meile ka tagataskusse. Ja nagu sa ise ka mainisid, et täna räägime ikkagi sellisest e-riigi vundamendist võib-olla või kõige ühest olulisemast tootest, et siis tegelikult, kui me räägime ka teistest e-ID-vahenditest, siis mis on nende teiste e-ID-vahendite tegemise aluseks, et tihtipeale ongi see ID-kaart, et tänu sellele on ka võimalik meil nii mugavalt neid teisi siis luua ja kasutada. Muidugi selge see, et see üleminek saabki selline sujuv olema ja eks need elektroonilisi ja igasugused muid teenuseid tuleb juurde ja tasapisi siis küllap me siin 10 aasta pärast võib-olla räägime mingitest teistest osakaaludest, et kuidas need olukorrad on. Aga arutame siis nüüd natukese, mida siis tegelikult tähendab see, et see uus põlvkond ID-kaarti nüüd tulemas on, mida see tähendab inimestele, mida see tähendab ettevõtetele või kas see üldse midagi tähendab, äkki on niimoodi märkamatult hakatakse nüüd uusi välja andma nüüd inimestele, et ega see vist ei tähenda nüüd seda, et ma pean minema homme tormama teie asutusse ja uut kaarti nõutama kohe. Jaa, kindlasti mitte, et kõik seni välja antud kaardid kehtivad nende kehtivuse lõpuni, neid saab ilusti kasutada kõikide oma funktsionaalsustega, nii et see üleminek on sujuv ja aeg-ajalt järk-järgult, nii et ei ole vaja kihutada ja tulla uut kaarti taotlema. Ja suures plaanis funktsionaalsused on ka samad, mis varasemal kaardil, et meil on teatud uuendusi, mida me varem ei saanud ja nüüd uue lepinguga endale need võimalused lõime, aga suures plaanis kodaniku jaoks sellel ID-kaardil on see sama funktsionaalsus, eesmärk ja muutunud on lihtsalt pisut välimus ja turvaelemendid. Mis seal välimuses muutunud on? Ma tean inimesi, kellel on nüüd uus pass, mingisugune viimase aja toode ja siis neid, kellel on natukese aste nagu varem välja antud ja siis need on nagu natukese erinevad väljanägemise poolest ka ja siis need, kellel see uuem on, need on hästi uhked selle üle, et neil on ikka hoopis teine asi. Jah, eks dokumendi füüsilise poole pealt meil on esmatähtis on dokumendi turvalisus, nii et me loome sinna erinevaid turvaelemente, et seda oleks võimalikult keeruline võltsida ja järgi teha. Aga kasutame siis Eesti loodust siin inspiratsioonina nii passides kui ka uues ID-kaardis, nii et need turvalised elemendid ja ikoonid ja muud lahendused seal on inspireeritud Eesti loodusest. Nii et kui vaatad seda, siis saad aru, milline Eesti olema peab. Just. Kas see vihmasadu on ka kuidagi peale pandud? Vihmasadu ei ole, aga merelained on ja linnud ja muud looduse elemendid. No väga vahva. Välimuseks, et see on selge, et see peab olema igati turvaline ka, aga see põhiline turvalisus vist seal taga on ikkagi see elektrooniline turvalisus, küberturvalisus, et kas selles osas on ka nüüd uued kaardid kuidagi turvalisemad veel, kui need eelmised olid või on selles osas ka mingit muutusi? No laias laastus kasutaja jaoks ikkagi vahet ei ole, et on nii need eelmised kui ka need uued kaardid piisavalt turvalised ja head. Küll aga tehnoloogia pidevalt areneb ja nagu sa ise ka mainisid, on mõned kriisid andnud ka omad tulemused uue ID-kaardi loomisel, et ei tasu juhti kriisi raisku lasta, et selles mõttes kindlasti see uus ID-kaart on uuteks kriisideks võib-olla natuke paremini valmis. Aga kui me räägime inimese jaoks, kes endale uue ID-kaardi kätte saab, et mis tema jaoks on muutunud, siis võib-olla kõige olulisem muudatus on see, et oma uuel kaardil tuleks ära vahetada PIN 2 kood. Ilma selleta ei ole võimalik kaardiga allkirjastada. Seda enne ei olnud, ma saan aru. See on nüüd täiendav selline meede, kindlasti ka aitab võib-olla PIN-koode turvalisemalt hoida. Tuletame ka meelde, et oma PIN-koode kindlasti ei tohi kellelegi öelda. Ja et seda tegevust teha, seda PIN-koodi muuta, tuleks siis kõigepealt värskendada ära ka enda Digidoc tarkvara, et sellest tarkvarast seda PIN-koodi muuta saab ja kui on see uuendamata, siis tuleks ka see ära värskendada.
ja ega suures plaanis muud ei olegi, et võib-olla esineda väikeseid tõrkeid ka e-teenustes, kuna uuele ID-kaardile üleminek eeldab seda, et ka kõik e-teenuse pakkujad, kõik need, kellel on keskkonnad, kus mõnes protsessi osas saab kasutada ID-kaarti näiteks kas sisselogimiseks või allkirjastamiseks või tegelikult on ju vabad käed, kuhu see sisse ehitada. Et siis võib ju olla, et kõik ei ole veel jõudnud neid muudatusi teha, et sellisel juhul kindlasti esimese asjana anda teada siis sellele e-teenuse pakkujale pöörduda siis teenusepakkuja poole, et nemad siis teaks, et on vaja midagi ette võtta. Ma korra küsin veel üle, mis pärast see uuendus tehti, et seda PIN 2 peab vahetama? Mis selle põhjus on? Eks need sellised nõuded on kõik turvalisuse pinnalt peaasjalikult algatatud, et olla veendunud, et see allkirjastamise PIN on ainult siis selle kasutaja teada, et see ei ole see esialgne, mis välja anti. Kui lihtne neid PIN-e veel hiljem muuta on või kas üldse saab? PIN-e saab jooksvalt muuta. Ja iga kell, kui ma tahan, et kui tundub, et ma olen lolli peaga mõnele mitte vajalikule inimesele selle ära andnud, siis ma saan seda kiiresti muuta, kui ma tahan. See on väga mõistlik samm, juhul kui on see oht, et keegi on need kätte saanud. Ja üks uus funktsionaalsus, mis uue kaardiga tuli, on ka lihtsam ja kiirem moodus, kuidas, kui sa oled ära unustanud oma PIN-id ja sul ei ole neid kuhugi kirja pandud, aga sul on alles oma pukkkood, siis selle pukkkoodi abiga sa saad siis muuta oma PIN-e ja juhul, kui sa siis omad muid EID vahendeid, siis on sul ka võimalus siis ka seda pukkkoodi vaadata meie e-keskkonnast, et juhul, kui ka sa selle oled ära unustanud, siis näiteks mobiil-ID või Smart-ID abil logid iseteenindusse sisse, saad teada oma pukkkoodi ja selle pukkkoodiga saad ka siis oma PIN-e muuta. No ja igaks juhuks vist tundub tänapäeval, me ei ole kunagi liiga palju seda korrutada, et keegi teisel ei tasu anda neid oma PIN 1 ega PIN 2 veel vähem, et keegi telefoni teile küsima ei hakka seda, et see tundub nagu jätkuvalt väga uskumatuna, aga inimesed annavad jätkuvalt ja väga hullude tagajärgedega ju neid oma PIN ära. No ega siin asi pole mitte ju ID-kaardis endas kui sellises, vaid ikkagi ju inimeste käitumises ja siis nendes kurjategijates, kes üritavad lihtsameelseid ära petta. Kas see teema on ju teile tuttav, eks ole, kõigile, et on siin tänases saate teema valguses ka kuidagi võimalik siin mingid asju inimestele veel südamele panna? Ma ei tea, ega see uus ID-kaart selle koha pealt ei ole ju turvalisem, eks ole, ikka on PIN 1, PIN 2 ja nii ta läheb. Kõige olulisem on meeles pidada, et kui teie ise ei ole algatanud kuhugi sisse logimist, siis kellegi teise palvel ei tohiks kunagi oma PIN-e kuhugi sisestada, et need peavad olema teie kontrolli all. Et kui teie tahate kuhugi sisse logida, sellisel juhul on asjakohane neid sisestada, aga mitte telefonikõne ega kellegi korralduse peale. Kui see ID-kaart nüüd juhtub, et on kadunud, mismoodi siis peab käituma? Kui ID-kaart ära kaob, siis on hästi oluline need sertifikaadid kiiresti kinni panna ja selle jaoks on nüüd ka uue kaardiga mugavam lahendus olemas, et seda samuti saab teha e-keskkonnas, et kui on siis kas võimalus siis oma Smart-ID või mobiil-ID-ga sisse logida või ühekordse parooliga sisse logida, mis e-maili teel saadakse. Ja nii saab kohe kiiresti operatiivselt oma sertifikaadid siis sulgeda, et ei oleks seda ohtu, et keegi teine kasutab teie kaarti. Igaks juhuks kordaks ka need asjad üle, et kuidas see süsteem üldse töötab, et meil on ID-kaart oma PIN-ide asjadega, siis meil on mobiil-ID, siis on Smart-ID, et need on omavahel kõik seotud või kui ma panen, ütleme, ID-kaardi sertifikaadid kinni, siis mobiil-ID ja Smart-ID töötavad edasi? Need töötavad edasi, et nad on küll omavahel seotud, sest sa ühte ei saa ilma, et sul oleks eelnevalt ID-kaart vormistatud, aga nad kehtivad sõltumatult, nii et kui sa ühe kinni paned, siis teised jäävad edasi kehtima. No minu jutu mõte on lihtsalt see, et kui mõnikord inimene, ma ei tea, kaotab ära või ei mäleta enam, kus ta ID-kaart üldse on, et see ikkagi tasuks tõsiselt võtta seda asja, et mis siis, et sa saad mobiil-ID-ga oma elu jätkata, et ikkagi tasuks see ID-kaardi asi ka korras hoida. Just, et kuna me elame väga digitaalses maailmas ja meie andmed on erinevatest kohtadest kättesaadavad, siis kindlasti tasub need sertifikaadid sulgeda, kui see kaart ei ole enam teie käes.
Ma olen kuulnud sellist juttu ka, et nende põlvkondade vahetustega võib juhtuda see, et ID-kaart on aegade jooksul hakanud rohkem toimima ka kliendikaardina, et paljud ettevõtted on ju võimaldanud seda, et sa ei pea neid meeletult palju plastikut kaasas enam vedama. Kas nüüd selle uue vahetusega seoses ka midagi võib muutuda, äkki osad kliendikaardid ei tööta enam selle ID-kaardi peal või kas seda tasub ka tähele panna? Jaa, et see üllatus võib küll ees olla, et ka samamoodi nagu e-teenuse pakkujad peavad oma süsteemid uuele ID-kaardile vastavaks kohendama, siis ka kõik need kaupmehed, kes ID-kaarti kliendikaardina kasutavad, peavad samamoodi siis oma süsteeme kohendama, et kahjuks muud moodi ei saa, et kellel on küsimusi, siis meil on ka veebi id.ee koondatud kogu vajab minev info ka arendajatele, e-teenuse arendajatele, et sealt saab päris spetsiifiliselt lugeda, mida siis tegema peaks. Aga see tähendabki nüüd seda, et ettevõtjad, kaupmehed ja nii edasi peavadki tegema mingid lisakulutusi, lisaliigutusi, et nende asjad edasi toimiksid? Kahjuks see nii on, et me uut ID-kaarti siis juba hanke nõudeid kirjeldades proovisime ikkagi sellisel kujul soovida, et need muudatused oleks võimalikult väikesed, aga päris ilma nendeta kahjuks ikkagi ei saa, pakkujad on erinevad ja väikeseid kohendusi tuleb teha. Nii et kui ütleme tavainimesele see võib-olla on märkamatum see üleminek, siis kaupmeeste ja asutuste jaoks on ikkagi vaja lisaliigutusi teha. Nii on, me oleme küll enda poolt üritanud neid võimalikult varakult teavitama hakata, et neil oleks aega selleks, aga kindlasti kõik ei ole veel päris jõudnud üle minna. Mõni ikka on? Suuremad pakkujad kindlasti on, et seda me ka ise kindlasti seirasime, et kasutaja jaoks sellist suurt auku sisse ei tekiks, et kõik suuremad pangad, elutähtsate teenuste pakkujad ja nii edasi, et nemad meie andmetel ikkagi on jõudnud üle minna. Jah, sest et neid uusi antakse juba praegu välja ju, eks ole, et selles mõttes need, kes nüüd need kätte saavad, et neil täitsa mitte toimiv lahendus ei ole. Kontrollisin just andmeid, et tänase seisuga me oleme ligi 15 000 ID-kaarti juba väljastanud. No see on päris märkimisväärne hulk, on mingeid suuremaid nurinaid ka juba tulnud või kas keegi on kiitnud ka? Kas eestlane üldse kiidab? No vaevalt küll. Hetkel ei ole erilist tagasisidet, ei positiivset ega negatiivset. Keegi ütleb, issand, kui ilus kaart on nüüd? Jah, eks neid naeratavaid nägusid me ikka näeme teeninduses, kes imetlevad oma uusi dokumente, aga jah, klient nüüd väga tugevalt ei tunneta seda muudatust. No kuidas see protsess kättesaamisega on, kas siin on ka mingid muudatusi või kuidas üldse taotleda seda ID-kaarti, on midagi teistmoodi ka või kõik on tavapärane ka, Selverist enam ei saa ID-kaarti kätte? Kõik on selles suhtes jätkub tavapäraselt, et kõige mugavam viis dokumenti taotleda on ise teeninduse kaudu ja kättesaamiseks on siis võimalused nii Selverist kui teenindusest ja vajadusel ka saatkondade kaudu. Muudatusena on tulemas järgmine aasta teenus, et on võimalik ka kulleriga koju dokumenti tellida, et see oli ka üks arengusamm, mis me siis uue lepinguga soovisime saada, et meil oleks võimalik ka selline teenus pakkuda nende jaoks, kes soovivad. No nii nagu juhilubadega? Just. Et kuna sellel kaardil on siis täiendavad nõuded, turvanõuded, siis teda seni ei olnud võimalik postiga saata, aga nüüd, kus meil on võimalik siis pinnid ka muud moodi inimesele väljastada, siis me saame edaspidi ka kulleriga dokumendi koju toimetada. Kui on juhtunud nüüd see olukord, et kaart on siiski kadunud ja leian selle hiljem üles, mis siis saab? Kas see vana kaart on midagi taga teha ka veel või lihtsalt tuleb pooleks lõigata ja minema visata? Kui dokument on kadunud, siis esimene soovitus on tõesti sertifikaadid peatada, selleks on siis võimalik e-teenust kasutada. Nüüd dokumendi uuesti ülesleidmisel neid sertifikaate ennistada ei saa, nii et seda elektroonilist osa taastada ei saa, et selle kasutamiseks oleks vaja uus kaart taotleda, et füüsiliselt ta veel sellel hetkel kehtib, kui inimene ei ole palunud seda füüsilist dokumenti kehtetuks tunnistada, aga selleks, et ta täiskompleksena uuesti tööle saada, tuleb uus dokument taotleda. Et selles mõttes ma võin teda esitada
ikkagi isikut tõendava dokumendina. Et mis siis, et need sertifikaadid ei kehti. Et keegi seal nii, et ei piiksuta seda kaarti, ütleb, kuule, sul ei kehti see asi. Et jah, näiteks senikaua, kuni uut kaarti toodetakse, siis saad veel füüsilise isikut tõendava dokumendina teda kasutada, kui üles leiad. Olen lugenud ka sellist asja, et võib juhtuda nii, et osades välisriikide e-teenustes ei pruugi see asi töötada ja on jutunud mingisugusest Euroopa Komisjoni otsusest. Kas te tahate seda ka lähemalt selgitada, rääkida? Jaa, et iga uue kaardi puhul tuleb ka see Euroopa üleselt teavitada, et ka teised Euroopa Liidud saaksid siis üle vaadata, kas see meie lahendus on piisavalt turvaline ja usaldusväärne, et hetkel pärast uue ID-kaardi laivi see protsess ka käivitus. Kahjuks võtab see veidike aega, nii et päris paralleelselt seda uue kaardi väljatöötamisega teha ei saa. Nii et loodetavasti siis ikkagi järgmise aasta esimeses pooles võiks saada see ka piiriüleselt teavitatud ja siis saab selle uue kaardiga ka välisriikide e-teenustesse sisse logida. No loodame, et siis kõik läheb sujuvalt, aga natuke see räägiks siis ka sellest ID-kaardi tulevikust ikkagi, et mis plaanid teil on ja mida uut ja huvitavat on teie valdkonnast oodata inimestel või kas üldse on, et ega see mõned asjad ei pea ju kogu aeg üleöö muutuma üldse? Mina ütleksin sama, et uus ID-kaart on meil nüüd värskelt välja tulnud ja tegelikult me ju näeme, et sellisel kujul ta võiks Liis mitu aastat meil 7-8. Just, leping on 7-aastane. Et vähemalt 7 aastat sellisel kujul ta võiks meil nüüd siin käibel olla ja tegelikult ei ole keegi ka neid mõtteid mõlgutanud, et pärast seda võiks kuidagi teda suurt moodi muutma hakata. Aga loomulikult ei tähenda see, et see valdkond edasi liiguks, edasi areneks, et ID-kaardi kõrval on meil ju teisi põnevaid elektroonilise identiteedi vahendeid, kuna meil eelmisel suvel tuli välja ka uus EIDAS 2, mis siis määrab elektroonilise identiteedi valdkonnale sellised uued nõuded, siis sellest tulenevalt tegelikult nii meie mobiilidee saab väiksed kohendused ja uuendused, kui tegelikult on oodata ka, et lähiaastatel lisandub Eestis turule täiesti uus EID-vahend. Sellest on ka juba mõned aastad räägitud digikukkur eesti keeles selline armas nimetus, et seda tegelikult ka me juba valmistame ette ja loodame ise, et 2027 võiks juba kukrut saada ka kasutada. See kukkur on nüüd see, mida Euroopa üleselt üritatakse teha, ma saan aru, et me oleme siin saaretes ka sellest rääkinud varem, ma igaks juhuks küsin üle, et ega see ei tähenda Eesti jaoks mingit sammu tagasi. Et mõned asjad on niimoodi, et ülejäänud maailm jõuab hiljem ja järgi ja siis me peame nagu kuidagi nendega ühte sammu seadma. Mida see kukkur täpsemalt siis tähendab? Digikukkur ise võib-olla koosnebki mitmest olulisest funktsionaalsusest. Esimene funktsionaalsus ongi olla e-ID-vahend, täpselt samamoodi nagu on mobiilidee, smartidee, olla sinu telefonis ja läbi selle saad sa siis sisse autentida ennast e-teenustesse kui ka allkirjastada. Aga teine oluline funktsionaalsus on tal ka olla tõendite hoidla, et meil Eestis päris sellisel kujul tõendeid hetkel tegelikult ei olegi, et see nii-öelda digitaalne tõend seal telefonis omaks samasugust õigust nagu su füüsiline tõend, et meil on küll Eesti äpis olemas isikusamasuse tuvastamise funktsionaalsus, aga natuke on ikkagi need dokumendid erinevad. Aga kui me räägime nendest digikukru tõenditest, siis sinna hakkavad tulema, kui me räägime pikemast tulevikust, nii su juhiluba, võib-olla kooli lõpu tõendid, ütleme niimoodi, et piiri justkui ees polegi, et ka kõik erasektori tõendid, kui me räägime, mis siin on võimalik panna, et mis järjekorras Eesti liigub ja mis meil sinna kõigepealt tekkima hakkavad, et seda me veel täpselt ei tea, aga iseenesest selline kasutajaks väga mugav üks äpp, tõendite hoidla, EID-vahend, kogu aeg taskus olemas, et selles mõttes kindlasti ta on ka Eesti jaoks samm edasi. Mis nüüd Eesti jaoks on võib-olla keerulisem, on see, et meil juba on nii palju EID-vahendeid. Meil on justkui nagu piisavalt, et meil võib-olla sellist karjuvat vajadust selle järele polnud, küll aga oli mujal Euroopas, nii et me peame selle ikkagi ära tegema ja proovime sealt leida siis selle lisaväärtusega meie jaoks.
no ma väga loodan, et see tõesti annab mingeid uusi võimalusi ka ja muidugi peab tunnistama, et tavainimesel võib tekkida varsti päris suur segadus juba, et neid erinevaid identifitseerimise ja isikut tõendavate dokumentide, see virvarr on juba päris kena. Et noh, ma muidugi ei tea, paljud inimesed üldse teavad, kus nende juhiluba asub, et ma pean isegi meenutama, sest seda ei pea ju kaasas kandma, kui Eesti siseselt siin ringi sõidad. Et ka, ja ega see ID-kaart ka ja no ma ei tea, kas on teil mingi statistika, kui palju ID-kaarti ennast üldse kasutatakse ütleme erinevate tehingute tegemiseks ja nii edasi, et või on ikka mobiil-ID ja siis smart-ID need põhilised? Kellelgi ID-lugeja ikka on veel üldse olemas? Kindlasti on, kui me räägime erinevatest tehingutest, siis tõsi ta on, et eelistatakse siiski smart-ideed ja mobiil-ideed ja kõige enam ikkagi smart-ideed. Et selles mõttes see ID-kaart statistiliselt autentimisel ja allkirjastamisel leiab kasutamist vähem. Sellegi poolest, kui me räägime tulevikust, siis hetkel on meil väljatöötamisel ka ID-kaardi NFC funktsionaalsus, nii et oleks võimalik ID-kaarti kasutada koos mobiiliga ilma ID-kaarti lugejata e-teenustesse autentimiseks. Et see kindlasti võiks olla selline asi, mis tõstab selle ID-kaardi kasutamist igapäevaselt, sest et olgem ausad, kui paljudel meist on siis ID-kaardi lugemis, mis telefoni küll käib, mitte väga paljudel. Ma ei tea, kas kellelgi üldse on? Selline asi on olemas, aga tõesti tõenäoliselt mina kuulsin praegu esimest korda muidugi. Et selles mõttes me kindlasti töötame välja uusi funktsionaalsusi ka ID-kaardile, me näeme, et ID-kaart on ja jääb ja on jätkuvalt väga kasulik ja turvaline. Mismoodi see ikkagi täpsemalt siis toimib, et ma võtan oma ID-kaardi, mul peab ikkagi telefon ka siis olema või? Et selles mõttes see NFC üksi ei aita ID-kaardile, et telefon peab ka olema? Jaa, et ID-kaardil endal on NFC kiip ja tänapäeva siis julgen väita, et ikkagi kõikidel enamustel telefonidel on NFC lugeja ja tegelikult hetkel juba on võimalik telefoni ja ID-kaardiga Digidoc rakenduses allkirjastada, et see funktsionaalsus on juba laivis, aga tuleval aastal loodame siis saada laivi ka sellega, et on võimalik autentida veebis. Ja kuidas see välja näeb, täpselt niimoodi näebki, võtad oma ID-kaardi, asetad oma telefoni reeglina taha küljele, kus NFC kiibi lugeja võiks asetseda, proovid leida selle täpselt õige koha, et telefonidel on see erinevates kohtades ja nii õnnestubki siis samamoodi nagu pannes ID-kaart kaardilugejasse rakendusel lugeda andmeid, et samamoodi ka selle läbi selle NFC kiibi siis õnnestub sellel Digidoc rakendusel lugeda kaardi andmeid ja saab selle sama kaardiga siis nii allkirjastada kui ka autentida. Väga põnev lugu muidugi, et aga miks seda vaja on? Et kui mul on telefon olemas, mobiil-ID või smart-ID töötab seal ju kenasti, et siin on ka erinevaid põhjuseid, et üks on seesama, et meie eesmärk on ikkagi toetada mitme e-ID-vahendi kasutamist sellisel kujul, et ta oleks mugav, sujuv ja ka tulevikus nii-öelda, et ta kuidagi teistele varju ei jääks, sest et see on ju meie eesmärk, et kui ühega midagi juhtub, et meil oleks samaväärne samade funktsionaalsustega e-ID-vahend kõrval olemas, et see on kindlasti üks asi, aga ma arvan, et siin selles mõttes on nagu no ongi, ütleme siis me oleme riske maandanud, võib niimoodi öelda, nagu mina aru saan. Et kui sul, aga muideks see mobiil-ID siis peab olemas ka olemas sel hetkel või siis mobiil-ID-d, kui sellist vaja ei olegi. Et mul on see NFC kaart, panen vastu telefoni ja asi tahe, et kui mobiil-ID mingil põhjusel ei tööta parasjagu. Ja need on üksteisest selles mõttes sõltumatud e-ID-vahendid, et mobiil-ID-d jah, otseselt selles protsessis vaja ei ole. No väga põnevad lood, et meie vana hea ID-kaart ei kao kuhugi. Küll aga mul küsimus, et kas selle smart-ID-ga ja mobiil-ID-st on ju ka räägitud, et kuulge, kõik kasutavad tänapäeval smart-ID-d üldse ju, et mis see mobiil-ID enam, milleks teda vaja on, miks teda üleval pidada. Et kas siin on ka mingeid muudatusi plaanis või mingeid arenguid, et kuhu see tulevik meid viib siis selles osas?
No Smart-ID ja mobiil-ID osas tuleks võib-olla kõigepealt seda eristada, et Smart-ID näol on tegemist erasektori teenusega. Mobiil-ID näol on tegemist riigi poolt tellitud teenusega. Et kui me räägime jälle sellisest jätkupidevusest ja kriisikindlusest, siis riigi poolt pakutud e-ID vahendid on 2, need on mobiil-ID ja ID-kaart. Ja et selles osas hetkel Smart-ID kuhugi kadumas ei ole, Smart-ID leping kehtib kuni 2027. aasta seal esimese kvartali lõpuni enam-vähem. See ei ole enam väga kaugel muidugi. Mobiil-ID. Ja selles mõttes hetkel mobiil-ID-ga suuri muudatusi plaanis ei ole. Mis saab pärast seda? See kindlasti nüüd vajab, ma ütleks, et võib-olla lähiaastal otsustamist. Alternatiiv on erinevaid, aga nagu tahaks korrata, siis see, et meil on mitu vahendit, on ainult pluss. On teie vaatest ka mingid huvitavaid uudiseid tulemas siin? Aasta lõpus ikka armastalaks öelda, mis 1. jaanuaril juhtub, et 1. jaanuaril ei juhtu suurt midagi, aga võib-olla aasta keskel tuleb muudatusi küll, see on esiteks kulleri teenus, et sellega me loodame järgmine aasta laivi minna. Aga jah, kinnitan siin Anna sõnu ka, et riigi jaoks on oluline, et meil on neid erinevaid alternatiivseid vahendeid, et see on lihtsalt oluline, et kui midagi peaks ühega juhtuma, siis on mingi muu alternatiivne lahend, mis oleks püsti ja toimiks, sest meie riik on nii digitaalne ja nii e-teenustes oma kõiksuguste protsessidega, et meile on see lihtsalt kriitiliselt vajalik, et see süsteem üleval püsiks. Nojah, miks ma sellest 1. jaanuarist rääkisin, et tavaliselt on meil kombeks, et siis tulevad hinnatõusud reeglina, igasugused maksud tõusevad, aktsiisid tõusevad, nüüd ka ju 1. jaanuarist siiski mitte küll enam nii hullus tempos vist, aga midagi jälle siin korrigeeritakse. Kuidas selle ID-kaardi puhul on, et palju massab? Siin midagi muutumas ei ole. Tõsi ka? Riigilõivud küll tõusid selle aasta alguses, aga nüüd uuel aastal praegu muudatusi ei ole paistmas. Et hetkel säästetakse. Muide, meelde tuletuseks, mis need hinnad on täna üldse? Keegi teab? Ma pole ammu ka taodelnud ID-kaarti, et ega ma ei teagi täpselt, jah. Aga seda saab teada, kui minna sinna teie kodulehele, ma pakun. Politsei.ee lehel on meil riigilõivumäärad välja toodud. Kindlasti on kõige soodsam viis dokumendi taotlemiseks ja kättesaamiseks kasutada iseteenindust ja Selverit, et see kokku annab kõige soodsama lahenduse kliendile, hoiab raha kokku, aga täpsed summad erinevate dokumentide osas ja ka kas kombineeritult passi ja ID-kaarti koos taotledes või eraldi leiab meie kodulehelt. Aga mõnikord on ikkagi vaja teie juurde ju kohale ka tulla, et ma ei tea, need sõrmejäljed, kaua need kehtivad ja mis puhkudel ikkagi kohale on vaja tulla? Sõrmejäljed kehtivad 6 aastat, nii et üle 1 dokumendi taotlemisel on vaja tulla meie digikioskit kasutama. Foto kehtib 6 kuud, nii et foto peab iga dokumendi jaoks kindlasti olema uus. Selleks on ka võimalik seda teha meie digikioskis, aga taotlemiseks võib ikkagi koju minna ja kasutada iseteenindust, et ei pea jääma järjekorda ootama. Nii et teie klienditeenindajaga põhimõtteliselt ei ole vaja suhelda seal koha peal? Tingimata mitte jah, et võib käia lihtsalt teha siis anda värsked sõrmejäljed ja teha foto ja jätkata protsessi kodus juba. Aga need inimesed, kes ikkagi tahaksid inimesega suhelda sellist suhtlust, et on see võimalik tänapäeval enam? Ja endiselt meie teenindused on avatud ja saab nii taotlusi esitada kui dokumente kätte saada. Et ära ei aja keegi, kui on vaja natukese lisaküsimusi. Ja mis nendele inimestele öelda, kellel on nuputelefonid jätkuvalt ja võib-olla ei ole nii sellise tehnika viimase sõna omanikud, et kas nendel ikka ID-kaart on võimalik taodelda ja kõik on lihtne ja isegi kui üldse telefoni ei ole? Ja, saab ilma telefonita hakkama. Meie teenindustes on muideks ka kliendi arvutid olemas, nii et on võimalik ka kliendi arvutit kasutades sealse iseteeninduse kaudu taotlus esitada, nii et ka inimene, kellel ei ole siis endal kodus võimalust kuskil keskkonnas taotlust esitada, saab seda meie teeninduses teha ja ei pea ka järjekorras ootama oma korda, et sinna leti äärde saada.
on võimalusi, ühesõnaga on palju ja erinevaid ja peaks vast kõikidele sobima. Ühe asja tahaks veel ära klaarida, et siin oli juttu mitmel korral, et Selverist saab ja nii edasi. Räägime korra sellega üle. Õiguskantsler mingil hetkel ütles, et see ei pruugi päris õige asi olla, et sealt Selverist kogu seda värki saab teha. Mismoodi see lahenes või kuidas see asi käib tänapäeval? Õiguskantsler on erinevatel teemadel arvamust avaldanud, Selveris väljastamine toimub meil siis lepingu alusel, mis meil on sõlmitud Hansabiga ja nende valik oli siis, milline kaubanduskett selleks leida. Ei ole välistatud, et neid tekib tulevikus juurde. Täna selline võimalus on olemas, leping on sõlmitud, see protsess on auditeeritud ja turvaline, nii et saab dokumente ilusti Selverist kätte. Ja see on ainult siis kätte saamine. Just. Me ei räägi siin sellest, et ma lähen Selverisse teie digikiosk või kuidas seda nimetatakse, on seal püsti ja saan kõik asjad aetud? Täna on ainult siis dokumendi kätte saamine, aga on töös ka need võimalused, et leida, kuidas kliendile veel mugavamaks teha foto tegemist ja sõrmejälgede andmist, nii et võimalik, et me tuleme siin ka välja uute algatustega, et tuua ka see teenus nüüd läks põnevaks, et mis variandid siis nüüd tulemas on veel? Me oleme tegelikult aastaid otsinud seda võimalust, et ka väljaspool oma teenindussaale luua need võimekused, et inimene saab teha fotot ja anda sõrmejäljed, et see teenus oleks ka kättesaadav siis, kui meie teenindused parasjagu on kinni nädalavahetusel või õhtuti. Nii et selles valdkonnas võib järgmine aasta uudiseid oodata. Aga see tähendaks siis tehnilises mõttes ongi selline digikiosk oleks siis mujal ka, mitte ainult teie teeninduses. Just. Et iseenesest seal vist ju ei tohikski olla väga vahet ju, et kas ta asub füüsiliselt teie juures või kusagil mujal. Jah, seal on ka väga palju eeldusi ja nõudeid ja turvalisuse kaalutlusi, mida tuleb järgida ja täita, nii et praegu me selle nimel töötame, et saaks võimaliku pilootprojektiga välja tulla, aga hetkel on veel vara lubada, millal ja kus ja kuidas. No elame põnevatel aegadel, peab ütlema, et lähen saia ostma ja siis mööda minnes annan sõrmejäljed ka selle ära, et saada oma ID-kaart kätte. Muide, Allar Jõks on just siin avaldanud arvamust, et Eesti riigist on vastutus hakanud ära kaduma, et kas ID-kaardi puhul on selge, et kes siis vastutab, on see siis Politsei- ja Piirivalveamet või on Riigi Infosüsteemi Amet? Ühisvastutus on. Vaat sellest Jõks räägibki, et kui ühiselt vastutatakse, siis ei vastuta lõpuks keegi. Ja et veel segasemaks ajada siis neid osapooli on kindlasti siin veel, et on siis mitte erinevad ministeeriumid, aga ma arvan, et ID-kaart pole üldse mitte ainuke näide, et kui me vaatame mis iganes suuremaid teemasid Eesti Vabariigi, siis tegelikult need ongi väga erinevate osapoolte ühishuvid ja ega muud moodi ma arvan, et seda teha ei saakski. Ja riigi vaates ei saa seda juhtuda, et keegi ei vastuta. Alati keegi vastutab. Küllap keegi, jah, kas see päris õige inimene on, kes lõpuks vastutama pannakse, see ei ole päris selge. Aga lõppu siia veel tahaks sellist asja küsida, et milliseid suuremaid probleeme või murekohtasid või ohu asju te näete, ütleme siin lähima paari aasta jooksul, just seda, mis meie ID-kaarti puudutab, et on midagi sellist, mis võib protsessi kuidagi raskendada, ma ei tea, rahastus on teil tagatud või kõik räägivad, et kärbime, kas ID-kaarti ka kärbitakse? Ma arvan, et seda ohtu ei ole, kuna ta on riigile niivõrd oluline e-teenuste pakkumise alustala, nii et seda hirmu me ei tunne. Aga jah, millest täna on siin juba ka juttu olnud, kelmused on see, mis meile muret teevad, see, et neid kaarte või inimesi siis petetakse ja pannakse neid oma vara ja andmeid ohtu seadma ja jagama neid andmeid, et see on valdkond, millega me kõik tegeleme ja muretseme ja otsime lahendusi, et kuidas seda teadvust inimesteni paremini viia, et nad oskaks oma andmeid kaitsta ja ei satuks selliste kelmide ohvriks. Ja eks digimaailmas on ju igasuguseid arenguid, millega meie täna kokku puutume, on näiteks see, et veenduda, et need fotod, mis meile esitatakse, on päris, ei oleks töödeldud, et seal oleks see õige inimene peal, mitte see oleks AI poolt moodustatud pilt inimesest, nii et neid väljakutseid on, millega toimetada. Tulete toime nendega?
seni oleme tulnud jah, et meil on ka erinevad tarkvarad, mis meid aitavad siin, et aga me peame ka kogu aeg püsima kannul nendel muudatustel, mis maailmas ja küberruumis toimuvad. Kas see uue kiibi teema nüüd, see on nüüd täis turvaline ja kõik on kontrollitud ja ei juhtu seda 2017 olukorda? Uus kiip ja tegelikult ka siis ikkagi see juba käibel olev nii-öelda eelmine kiip on mõlemad turvalised aga sellegi poolest jah, uues hankes me õppides sellest eelmisest kriisist oleme loonud valmisoleku sertifikaatide kauguuendamiseks, et see kindlasti on suur õpikoht olnud ja see trump ja lahendus on meil tagataskus olemas. Kas nüüd tulevikus võib ette tulla midagi ettenägematut, selle vastu me loomulikult ei saa, aga parimad tehnoloogilised teadmised kindlasti selles kiibis on ja selle koha pealt ühtegi muret tekitavat asjaolu pole, et samamoodi nagu ka Liis ka välja tõi, siis tegelikult suurim mure on ikkagi see inimestega selline sotsiaalne manipuleerimine, mida mõjutada meile natuke raskem, aga samas, mis hetkel ikkagi annab väga suurt negatiivset mõju. See PIN2 vahetuse nõue on kuidagi seotud sellega, et midagi turvalisemaks, veel turvalisemaks saada? Jah, see on antud kiibiga kaasnev selline turvanõue, et inimene peab kindlasti selle ise määrama endale, millega ta allkirja hiljem andma hakkab. Ja sellise asja tooks ka veel välja, et kuigi ID-kaardi telefoni kelmusid on võib-olla veidi vähem, siis kelmid on väga kavalad ja kindlasti ei tasuks ka oma ID-kaarti panna ID-kaardi lugejasse, kui keegi sind telefoni teel juhendab, et neid erinevaid ekraani ülevõtmise skeeme on lugematul hulgal, nii et ainult siis ikkagi panna ID-kaart lugejasse ja panna pinnid, kui see vaade, kuhu sa sisened, on sinu ees, sa saad aru, mis tegevust sa teed, et muul juhul kindlasti kohe katkestada kõne, sest et ei riik ega ükski riigiasutus sellisel kujul autentimist ei soovi. Viimastel päevadel on ka rohkem rääkima hakatud sellest, et meie isikukood on liiga avalik ja üldse meil on liiga palju avalikke andmeid inimeste kohta, et kas ID-kaart on ka kuidagi, jätata kuhugi lauanurgale vedelema, on isikukood ju näha kõigile, eks ole, et tuleb selles mõttes füüsiliselt ka hoida neid dokumente, mitte jätta vedelema neid igale poole. Oleks vist loogiline või ma ei tea. Ja seda ka kindlasti, aga eks see turvaline ja privaatsus ja samas nagu selline mugavus ole sellised vastandlikud asjad, et kui me räägime ka avaandmetest, siis ühest küljest oleks ju soov, et neid oleks võimalikult palju, et see muudaks meie elu palju lihtsamaks, teisest küljest jälle kindlasti annaks ka pahalastele suuremaid võimalusi seda kõike ära kasutada. Nüüd kui sellest isikukoodist rääkida, siis see on kindlasti pigem võib-olla sinna ministeeriumi tasandile arutamiseks, et mis need tulevikusuunad võiks olla, et eks siin kindlasti ongi nii plusse kui miinuseid. Aga jah, isikukoodiga üksinda ei ole võimalik kuidagi midagi teha, nii et ta oma olemuselt ta ei ole tundlikud andmed, et ikkagi koos sellega, et kas ID-kaart või muu ID-vahend, et siis see kombineerituna võib siis anda mingisuguse ligipääsu teenustele või andmetele. No arusaadav, jah, mure vist on selles, et kui on isikukood teada ja telefoninumber juba ka, et siis on ju algatada seda protsessi, polegi enam midagi keerulist, et selles mõttes eks see ole küsimärgiga koht, ma arvan, meile kõigile, et mismoodi selle teemaga üldse edasi minna, aga fakt on ka see, et päris lukku kõike panna ka ei saa, sest siis meie digiriik enam ei toimi üldse ja ma loodan, et inimeste valvsus ja inimeste teadlikkus lihtsalt peab tõusma, midagi muud üle ei jää. Muide, ma ei teinud nalja, meie saade täna, mis me siin salvestame hetkel, ongi selle hooaja viimane olukorras digiriigis. Mida te ilusat pidulikult siia aasta lõppu inimestele sooviksite? Mina sooviksin seda, et tehke oma lähedastele parim jõulukingitus ja võtke nendega teemaks maksepettused, petukõned, rääkige nendega üle, et mitte mingil juhul siis telefonikõne jooksul sisestama PIN-koode. Ilmselgelt on sellisel puhul tegemist pettusega ja ma arvan, et see ongi parim asi, et me kõik teame seda, aga kui seda lihtsalt jätku pidevalt meelde tuletada, et võib-olla siis ikkagi õnnestub mõni pettus ka ära hoida.
Jah, ma kinnitan Anna sõnu ja soovin ka turvalist ja rahulikku aasta lõppu. Hoidke oma andmed enda teada ja rääkige, jagage seda ka oma lähedastega, eriti vanemate ja vanavanematega, kes võib-olla seda kõike ei jõua meediast jälgida, et selgitage neile, milles on need ohud. Ja mina saatejuht Tanel Talvena siis ühinen ka nende soovidega, et kõikidele inimestele turvalist aastavahetust ja veel paremat uut aastat ja ma väga loodan, et olukorras digiriigis siis uuel aastal uue hooga neid samu teemasid veel kord puudutab, sest et kordamine on tarkuse ema ja mulle tundub, et siin selles valdkonnas ei ole kunagi liiga palju võimalik sellest kõigest rääkida, sest et see pilt, mis meile ikkagi ka nüüd kahjuks lõppeval aastal avanes, ei ole just väga rõõmustav, et see on päris meeletud summad, mis meie inimeste käest on kätte saadud. Aga lõpetame ikkagi sellisel positiivsel noodil, helge, tore aastavahetus on käes, küll läheb see päev ka pikemaks, valgus tuleb juurde ja kaugel see kevadki enam on, kuigi just talve algus oli siin mõned päevad tagasi. Aitäh Anna Õuekallas Riigi Infosüsteemi Ametist ja Liis Valk Politsei- ja Piirivalveametist, ilusat pühade aega ja kena aastavahetust teile ka. Aitäh kõikidele kuulajatele, olukorras digiriigis seekord siis lõpetab ja loodetavasti kohtume juba uuel aastal. Kõike kaunist! Aitäh! Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.